Rakett 69 otsib teadusstaari ehk noort, kes on nutikas, ambitsioonikas ja osavate kätega. 15 võistlejat hakkasid tiimides lahendama ülesandeid. Oleme näinud pingelisi võidusõite, valusaid väljalangemisi ja uhket teadusshowd. Nüüd on jäänud vaid lõpusirge. Möödunud nädalal ehitasid noored kaugelt juhitavaid lõikeseadmeid ning konstrueerisid kuukulgureid. Lõppmängus saatis Arnold Rein koju duelliveterani Markus Rene. Täna selgub esikolmik Skype'i kontoris Tallinnas. Skype'i suhtlustarkvara kaudu tehakse 1/3 rahvusvahelistest kõnedest. Ettevõtte üks olulisemaid tugipunkte asub just Tallinnas. Hoones, kus konverentsisaalid, saunad ja puhkeruumid leitakse üles QR-koodi ja majakaardi abil. Saadet juhib Aigar Vaigu. Tere õhtust! Eesti kogub üha enam tuntust e-riigina. Meil on maailma kõige esimesed e-residendid ja ka Skype'i esimesed programmiread kirjutati just siin. Ma loodan, et tänane võistluspaik on meie Rakett 69 võistlejatele inspireeriv. Koos minuga jälgivad võistlejate tegemisi Tartu Ülikooli teadlased Heli Lukner ja Riin Tamm. Skype'i vahendusel on meiega 4 alles jäänud võistlejat. Arnold Rein, Kaarel, Jan-Erik ja Karl. Üks teie seast võidab 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi ja 3 esimest pääsevad Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli. Kuna ma ülikoolis ei õpi, siis on mul eriti palju kaotada. Auhinna rahaga ma teeksin eestikeelse ja veebipõhise õpikeskkonna. Aga mängus on ka 2 reisi. Skype Eesti koos Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja IT-akadeemiaga viib teise koha võitja nädalaks Ameerikasse Redmonti, Microsofti peakorterisse. Microsofti reisi teeb ahvatlevaks, et see on ikkagi Microsoft. Microsoft on tehnika tippsõna ja sinna tahaks igaüks reisida. Eesti elektrisüsteemide haldur Elering viib võitja koos teda finaalis abistanud meeskonnaga Hollandisse, Euroopa kosmoseuuringute ja tehnoloogiakeskusesse ESTEC. Absoluutselt geniaalsed lahendused, millega on vaja lagedale tulla, et üldse atmosfäärist välja saada, on tõesti põnev minu jaoks. Täna lahendate 2 ülesannet. Esimese võitja valib endale kaaslase teiseks ülesandeks. Teise ülesande võitnud tiim jääb saatesse. Kaotajad aga selgitavad duellil, kumb jääb ja kumb peab lahkuma. Alustame. Teie esimene ülesanne on jõuda kohtunike juurde. Võidab see, kes esimesena meid üles leiab. Juhiseid meie leidmiseks saate virtuaalselt sõbralt, kellega on teil Skype'i ühendus juba loodud. Võistlejad ootavad Skype'i hoones erinevates tubades. Arnold Rein on ruumis nimega Hernes, Kaarel Oas, Jan-Erik Redises ja Karl Peedis. Kohtunikeni viiva kaardi saavad nad vaid siis, kui on leidnud ja lahendanud ülesande. Kas olete valmis? Valmis olla? Läks! Kuna meile öeldi ette, et me peame üles leidma kohtunikud, siis esimene küsimus ongi, kuidas ma leian üles kohtunikud. Ma hea meelega tahaks kohtunikke üles leida. Kuidas ma seda teen? Hallo, ma kirjutamas ikkagi. Kas kuskil küladesse üksik võina, hutsik võina? See ei olnud päris see vastus, mida ma ootasin. Pean Skype'is arvutiga kirjutama, teada saada, mis mul üldse teha tuleb. Tuleb mingi jama. Küsimuse peale, mis on sellele virtuaalsele sõbrale arusaamatu, tsiteerib ta Kalevi poega. Siis tuleb alustada lihtsast viisakusest. Tere! Tere, mina olengi Rakett 69. Suhtle minuga ja lahenda ülesanne. Ehk siis esimesena nad peavad küsima, mis on ülesanne. Siis ma sain aru, et märksõnad on need, mille peale tehisintellekt siis vastab. Kui sa ütled talle sõna märksõna ülesanne, siis ta ütleb sulle, mis on ülesanne. Lahenda tahvel arvutis maagiline ruut. Paiguta numbrid 1–16 ruudustikku. Numbrite summa igas veerus pikas reas ning mõlemas pikas diagonaalis peab olema sama. Seal tahvel arvutis on selline rakendus, kus tuleb 4x4 ruudustikku paigutada numbrid. Ma pean leidma ühe rea, veeru või diagonaali summa. Midagi ei jooksnud kokku,
proovisin teistmoodi, jälle ei mõiganud. Ma arvan, et nad praegu püüavad aru saada, et mis on see iga rea ja veeru summa. Aga see maagiline summa. Et selleni jõuab väga lihtsalt. Ma liidan kokku kõik arvud 1–16 ja kui ma jagan selle 4-ga, siis ma saangi 34. Nõnda arvutiga suhelda ja nii-öelda tehisintellekti käest vastust kätte saada võib mõni hetk olla keeruline, aga ülesandel on väga-väga lahe. Lahenda tahvel arvutis maagiline ruut. 12, 16. Neil on 5 arvu 16 antud. Tuleb lihtsalt numbrid õigesse kohta panna. Tõesti saa ju. Nad peavad ära kitsendama valikute hulga, kuhu mingi numbri saab kirjutada. Ja juhtumisi ühe diagonaali peal on 3 väärtust juba määratud. Ühel diagonaalil on ainult 1 number puudu ja see on kõige lihtsam koht, kust alustada. Veel 6 ei ole jälle võimalik. Kas 4, kas 8. Meil on siin ju 3 punast, issand, miks me selle peale varem ei mõelnud. 14. Jõudsin järeldusele, et see summa igas reas diagonaalis peaks olema 34. Kes esimesena paneb numbrid sobival kujul paika ja sisestab õiges järjekorras arvutisse, saab QR-koodi ja sealt edasi majakaardi. Isegi tegelikult ei tea, mitmendal korrusel me oleme. Aknast väljas vaadates võiks öelda, et on äkki 4. või 5. jah. Aga kus on võistlejad? Isegi mina ei tea seda. Mis ma saan teha? Mis asja siia saab? 94. See võib olema hästi suur number. Probleemi tekitab see, et ma ei kirjuta midagi ülesse ja siin on väga raske arve meeles hoida. Isegi peast arvutada sellisel olukorral. 10 + 8. Siin on mul puudu või? Okei. 10 + 8 on 18, + 7 on 20. Sul on pinge peal ja siis mõte jookseb kinni. 20, 18, + 7 on 25. Mõni on juba kindlasti ära lahendanud. Arvud ajavad pea segamini, vaatan neile natukene luuletust. Tähele, armas, annan kätta, lähen kulda kaasakeseks. Äkki jäi mul midagi 2 silma vahele. Salasõna sõlmitusi. Rõõm ja mure kaksiklennad. Siis ma proovin lugeda silpe, ma proovin lugeda tähti, ma proovisin ühe korraga täishäälikult lugeda, see on aru, et see on peaaegu sama, mis lugeda silpe. Kas äkki see muistujutt kuhugillega kunagi jõuab? Rahvas kuuldes kõnelevad poolum, kas on seda rauda sammul. 3. juubeldi maiest jalge jõudu kasvatamas. Kalevipoja värssides ei ole tegelikult mitte ühtegi vihjet. Põgenesid pikse pakku laia mere laenetesse. See 13 on õige, nii et üritame uuesti, lähme tagasi, praegu ei toimi. Ma hakkasin saama mingeid numbrilisi vastuseid. Esita mulle värvilistes ruutudes olevad numbrid õiges järjekorras. Numbrid kirjuta ilma tühikudeta ehk ühe pika jadana. Maagilises ruudus on 4 värvilist ruutu. Nendesse 4 värvilisse ruutu sattunud numbrid tulebki anda vastuseks, aga õiges järjekorras. Ma hakkasin üsna suvaliselt neid numbreid sinna panema. Silmapisa sigitamas, kulmukaste kosutamas. 15. Ja sealt ma saangi lahenduse ning proovin need arvuti sisse lüüa. Saare piisab veenikene, küll sa kuulid võttis kukku. Mis neetud järjekorras need numbrid sinna chatti vajutada tuleb? Kodu käinud neitsikene, kodu käinud 5 viinal. Küsivad õiges või mis järjekorras. Siis neile öeldakse, et kus nad selle järjekorra leiavad, kus nad seda näha saavad. Esita mulle värvilistes ruutudes olevad numbrid õiges järjekorras. Õiges järjekorras? Mis on õige järjekord? Ma siis ta on õige. Õige järjekorra nad saavad raketi profiili pildist. Et see õige lahendus või see vaatab neile näkku. Vaatab neile sõna otseses mõttes näkku. Ikoonil olevad värvid on kõik järjekord. See on küll juba päris hea. 11 siia, 7 siia, vaatame, mis meil nüüd siia jääb järele. Panevad nad õiges järjekorras sinna vestlusesse ja siis seal ütleme neile, mine purki. Mine purki. See robot ütleb mulle, mine purki. Vana meesid, paski meesid, tahtis kaasaks mind kosuda. Ta ei saa aru, mida see purk tähendab.
Mine purki. Kaarel ei taipa küsida, mis on purk või kus on purk. Purk on ruum, kus on kohtunikud. Ma arvasin, et see purk on järjekordne värss kuskilt Kalevipojast. Mine purki. Olles juba arvutiga harjunud, sisestan ma kohe selle purk sinna arvutisse ja saan vastuseks ühe internetiaadressi. Kliki linki. Tundub, et Karl on ülesande ära lahendanud, sest ta juba skaneerib tahvelarvutiga talle antud QR-koodi. Karl saab tulemusena majakaardi. See tuleb kõige keerulisem osa. Orienteerumine Skype'i suures hoones. Skype'i hoones. Mis siis? Jalad kõhvalt välja ja joostes purgi poole. Kuna Skype'i maja on üsna keerulise ehitusega, võib Karl vabalt veel ära eksida. Oot, ma eksisin ära või? Tule siis. Mine purki. Mine purki. No ilmselgelt ma ei saanud aru, sest et ma peaksin nagu purki minema. Tulin floor 4. Tulin sealt välja. Proovin vaadata, kas tuletõrjeskeem aitab, aga seal pole ühtegi nime peal. Kliki linki. Mine purki. See vastus vahtis mulle terve aeg otsa. Purk. Nii, palju õnne, Karl. Sina oled selle ülesande võitnud ja saad endale valida kaaslase teiseks ülesandeks. Jess, ma võitsingi. Jälle. Kelle valid? Ma valin oma kaaslaseks Arnold Reinu. Selge. Teist ülesannet asute lahendama tiimides Karl ja Arnold Rein ning Kaarel ja Jan-Erik. Ma valisin Arnoldi, kuna ma usun, et temaga on mul kõige suurem võiduvõimalus. Ma lootsin küll Janniga kokku saada, sest Janniga koos me oleksime kindlasti eriti tugeva tiimi teinud ning võistluse kinni pannud. Ka eelmine nädal töötasime koos ja meie tiimitöö sujus väga hästi. Tuleb karm heitlus, tasavägine või hullem. Alustame teise ülesandega. Ehitage ronimisrobot. Tunni aja pärast paneme teie robotit köiele. Võidab see meeskond, kelle robot jõuab esimesena köiel märgitud jooneni ja jääb pärast joont seisma. Kas olete valmis? Ja. Tähelepanu! Läks! Nii. Okei, meil seda teipi ei ole, me saame värvi tuvastamiseks kasutada, seda siin peaks ka värviandurid sees olema. Meil on antud Lego roboti komplekt. Mitu paari meil ühesuguseid on? 2. Komplektis on rattad, mõned kinnitusvahendid. Ja siis on sellised kõrgtehnoloogilisemad asjad nagu puutesensor, helisensor ja siis samuti aju, mis seda kõike peaks juhtima. Meil läheb tõenäoliselt seda vaja, need 2. Kõigest sellest peab siis kokku tulema masin, mis ronib üles mööda nööri. Mitu ratast me paneme? Meil pole mõtet ülekannet ehitada, nii et jääb 2 vedavat ratast. Ja juhtraud. See kogemus, kui palju te olete lapsepõlvest legosid kokku pandnud, võib teid viia sammu lähemale 10 000 euro suurusele stipendiumile. Mina isiklikult olen väiksena väga palju legosid ehitanud. Kaarel ka. Kui siin oleks juhtraud, siis nendega saaks tööle asja. Mida meie teeme? Väga lihtne. Nöör tuleb väikse ussi. Siin on höördumine hästi suur tegelikult ja mööda seda ronib kenasti. Milline ratast liigub? Kõik rattad veavad. Me hammasratastega saame nad niimoodi ühendada, et kõik rattad on vedavad rattad. Arnoldil on idee. Ma ei vaidle vastu, hakkame seda tegema. Idee on see, et on 3 ratast ning nöör jookseb nende rataste vahel S-i. Nõnda on kokkupuutepind nööri ja rataste vahel maksimaalselt suur ning mitte mingil juhul ei libisi see masin alla. Ta siit võtab kenasti nööri peale, et ta ei kaldu ei ühele ega teisele poole. Siit tuleb nöör vahelt läbi ja jookseb edasi. Mida rohkem rattaid, seda keerulisem ja seda rohkem vigu võib tulla. Kui köiesemel oleks lint, kus on väga suur libisemisoht, siis on tõesti väga palju abi sellest suurest hõõrdumisest, mis Arnold Reinu ja Karli süsteemis on disainitud. Kõige lihtsam mehhanism on 2 ratast, mille vahelt köis läbi jookseb. Nii, siin on vaja mingisugused latid ehitada, et ta oleks korras. Nöör, rattad nööri poole väljast poolt. Raam on olemas, juhtraua teeme sinna külge. Kuidas see sul on?
Ma paneksin siia vahele veel ühe jõublaka. Mõlemad hakkame tegutsema siis ühe rattaga. Väga hea, nad hakkavad kinni. Ja. Nüüd meil on vaja neid siia poole ka. Sama pool. Võta üks, võta teine. Kontrollploki masina külge kinnitamine oli üks tähtis otsus. Masina aju on selles ülesandes väga oluline, et robot üldse liiguks. Aju on tinglik väljend, seal on üks niisugune kontrollplokk, kus on sisendid sensoriteks ja väljundid mootoriteks. Olja, korra me söödame siia nööri sisse. Esialgu ma panin masina aju külje peale. No nii, on ju. Nüüd läheb küll. Nüüd on nii raske see, et ta hakkab tagasi vajuma. Aga nägime, et see ajas raskuskeskme väga-väga palju paigast ära. Kas meil ei ole midagi vastu raskuseks ka panna? Hästi palju juppe. Jan-Erik ja Kaarel lahendavad probleemi, kuidas kinnitada protsessor nii, et see ei vii robotit tasakaalust välja. Kuid põhjalikult planeerinud meeskond teab, mida teha protsessoriga. Need klõpsud siin on niivõrd tugevad. See ei kuku mitte kusagile. Me võime lihtsalt rippuma jätta. Kuidas sul läheb ette? Ma mõtlen praegu, kuidas ma seda siia kinni saaks panna hästi. Kas sa oled kindel, et sinna alla panemine on hea mõte või? Kuhu siis veel? Kui masina aju on roboti all, siis on masina massi kese rataste puute kohale lähemal. No okei. Jah, see on point, aga... Ma uurin seda programmi, et peaks hakkama juba kokku panema seda. Programmeerimine on lihtne. Tuleb lihtsalt kastid õigesse kohta vedada, õiged numbrid õigetesse kohtadesse sisestada ja robot töötab. Eesmärk on ajule anda info, millise kiirusega panna mootorid tööle ning millal lõpetada mootorite töö. Mulle väga meeldib see tööjaotus, mis noormetel praegu käsil on. Üks programmeerib, teine ehitab, aga ma loodan, oluline on see, et nad oleksid need rollid õigesti jaotunud. Kui siin on kehv programmeerija ja seal kehv ehitaja, siis on ka tulemus kehv. Aga ma arvan, et tunnevad teemist nii palju juba, et nad suudavad õigesti oma rollid ära jagada. Et parim programmeerija on siia pandud ja on sul meeskonna parim ehitaja on seal. Me peame lihtsalt ehitama selle nupu. Tasakaal on okei, aga igatahes see tuleb kinnitada. On oluline jälgida, et mootorid töötaksid õiget pidi. Et mootorid töötaks üksteisele vastu või et robot ei tahaks ronida hoopis allapoole. Tee selle teine. Kuule uhke ju. Okei. Hakkame programmeerima. Mõlemad võistkonnad on üsna tasavägised, aga Kaarel ja Jan-Erik hakkasid programmeerima üsna hilja ja see võib neile kätte maksta. Meie programm peaks ette nägema seda, et rattad töötavad, kuni vajutatakse nuppu, siis robot ootab hetke ja siis kontrollib uuesti nuppu. Ehk siis idee poolest ta peaks jääma lõppu pendeldama. Ma korraks vaatan, kuidas see nöör meil rataste vahele jookseb. Äkki tuleb natuke lõdvemaks vasta. Me tahame neid juurde saada tõenäoliselt. Kui panna rattad liiga kokku, siis võib köis kinni jääda. Kui panna rattad liiga lahku, siis ei pruugi masin üldsegi liikuma hakata. Ma mõtlen välja, kuidas ma ta seisma ka panen, et kas mootori vaba käigu, kuidas ma ära saaks. Kõige paremini kehtivad inseneriteaduses Murphy seadused. See tähendab seda, mis saab untsu minna, see läheb. Ainuke viis sellest üle saada on katsetada. Läheb ise, ma loodan. Ega ta vist alla ei kuku, on ju? Ei. Aga kuidas see seisma saaksite, et ta niimoodi seda rammima ei hakkaks seda lauda? See toimib, ma ei taha midagi muuta rohkem. See sensor on all, see on lüht välja. Arnold, Rein ja Karl, teil on jäänud 10 minutit. Jah, 10 minutit. Aega kulub palju, pole kindel, kas me jõuame katsetada, kuidas meie masin töötab. Üks mootor ei pea nii kenasti. Mis sa teed? Ta ei taha vedada. 3. ratas ei tööta. See tuleb eemaldada ja ruttu. Kui sa hakkad viimasel hetkel süsteemi ümber ehitama, võib juhtuda, et sa ei saa seda efektiivselt tööle panna. 3. ratas eemaldati julmalt. Kas see toob neile ka võidu? Seda kohe näemegi. Mehed, mis toimub? Miks passite? Meil ei ole tegelikult midagi rohkem teha. Meil on programm, mis töötab, meil on robot, mis töötab ja me ei taha rohkem midagi muuta. Ma üritan kinni hoida sellest veendumusest, et lihtsam lahendus on parem. Igasuguste muutmistega jälle tõuseb natukene riskifaktor,
Nad peavad ikka olema maru enesekindlad, sest nad tegelikult ei tea, millise tulemuseni on jõudnud vastasmeeskond. Arnold Rein ja Karl, ma ei taha küll teie rõõmu rikkuda, aga teie aeg saab kohe ümber. Sellisel juhul peame me valmis olema. Link. Teeme ennast midagi. Lootus sureb viimasena. Mis on jäme nüüd? Enam ei ole me nii kindlad, kuidas meie masin sõidab. Head võistlejad, teile antud aeg on läbi saanud. Pange robotid köiele ja alustame võidusõiduga. Me oleme täiesti kindlad, et meie masin töötab. Meil on toimiv lahendus, aga me ei tea, kas see lahendus on piisavalt hea, et võita vastasmeeskonda. Head võistlejad, robotid on köiel. Kas olete valmis? Ja. Tähelepanu. Valmis olla. Start! On isegi lootust, et liigub ülespoole. Läks veidi rohkem, kui ma lootsin. Aga tõmbab ikkagi kinni ennast. Neil jooksid juba nii. Nüüd on ainult vaja lõpuni jõuda. Palju õnne, Kaarel ja Jan-Erik. Teie olete kindlad järgmises saates. Ma olen maru õnnelik. Ja väga hea tunne on, kui ülikooli koht on kindlustatud. Karl ja Arnold Rein, teid ootab duell ja seal selgub, kumb teist jääb ja kumb teist läheb. 2 raudset favoriiti, Karl ja Arnold lähevad nüüd telli. Plaanin ikka saatesse edasi jääda ja loodan, et läheb nii, nagu ma tahan. Ma pean uskuma, et ma võidan. Ma ei saa minna kaotama. Alustame duelliga. Mängite Xbox konsoolil 3 mängu. Mäng käib 2 võidu peale. Palun pöörake ringi. Esimeses mängus ilmuvad ekraanile numbritega õhupallid. Purustage pallid numbrite kasvamise järjekorras. Kas olete valmis? Ja. Alustame. Mulle tundub, et reaktsioonimäng sobib mulle veidi paremini. Ma pean ennast üsna hea reaktsiooniga inimeseks. Ma arvan, et mul võib olla eelis. Ebamugav on täpselt õigeid palle õigel ajal tabada. Vahepeal nad on veidi keerukates kohtades ja siis ei pruugi neid kätte saada. See mäng nõuab koordinatsiooni väga head. Sa pead mõtlema numbritele ja samal ajal ka käsi liigutama. Palju õnne, Arnold Rein. Oled selle võistluse võitnud. Seis on 1-0. Kui ma nüüd veel teise ka suudan võita, siis pääsin ma edasi. Karl, nüüd tuleb pingutada. Olukord on nigel, aga anname hea lahingu. Teine mäng. Ekraanil ilmub tehe, kus on 1 arv puudu. Teie ülesanne on lüüa puuduva arvuga pall väravasse. Pöörake ümber. Läks. Siin määrab see, kes suudab kiiremini reageerida, kelle matemaatiline mõtlemine on parem, kelle kombinatoorika on natukene parem. Peast arvutamine ei ole kunagi olnud minu kõige suurem tugevus. Ma aeg-ajalt isegi kontrollin 1+1 igaks juhuks üle. Teise mängu ajal mul tuleb juba rohkem vigu sisse. Karl, hästi tehtud. Seis on 1-1. Viimane mäng otsustab. Ma tegin täiesti perfektselt. Nüüd viimane mäng tuleb eriti pingeline. 3. mäng.
Ekraanil on 3 boksikotti, igaühel on 1 arv. Teie ülesandeks on lüüa neid boksikotte, millega jagub ekraani alla vasakusse nurka ilmuv arv. Kas on selge? Ja. Pöörake ümber. Kõige hullem ülesanne, mida sa elus kohata võid, on see, kui sa pead matemaatikat tegema kiiruse peale, pinge olukorras. Mida rohkem vigu tuleb, seda raskem on tagasi õigele rajale saada. Mäng läheb päris hästi. Ma võin vist võita. Palju õnne, Karl! See oli väga kergendav näha, et minu punktisumma oli suurem kui Arnold. Sina jätkad saates, Arnold Rein. Aitäh sulle! Oled teinud tõeliselt vägeva mängu, kuid kahjuks lõpeb sinu võistlus siin. Ma tahtsin võita, mis siin saad, ja nii läkski. 2-1. Parem mees võitis, Karl oli seda võitu väärt. Esikolmik on selgunud. Nad võitsid kindla pääsu Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli. Nädala pärast näeme, kes pääsevad Rakett 69 finaali ning jätkavad võistlemist 10 000 euro suuruse teadustipendiumi nimel. Kohtumiseni! Järgmisel nädalal tulevad Karlile, Jan-Eerikule ja Kaarlile kasuks nipid, mida nad on näinud pangaröövi filmides. Ihaldusväärsed finaalipiletid on kindlalt luku taga ja viimasena finaalist välja jääda on valus. Seadsin endale eesmärgiks, et ma tahan jõuda teadusteatrini ning ma jõudsin palju kaugemale, et ma olen enda üle väga uhke ning ma soovin kõigile teistele, kes jätkavad siin palju edu. Ma olen pettunud, et ma enam selle saatepundiga ei saa koos olla, vähemalt mõnda aega, et see on see, mis kurvaks teeb. Ülesande kaotamine ei ole hull, aga saatest lahkumine, see on kurb. Ma ausalt öeldes ei kujuta ette, kes neist 3 võiks võita. Nad kõik on seda väärt ning võistlus on äärmiselt tasavägine. Tänaste ülesannete lahenduskäike selgitab teadustoimetaja Juhan Koppel Rakett 69 koduleheküljel. Meie Facebooki lehelt leiate lisainfot võistlejate kohta.